tere! Tere tulemast vaatama Fotopoint TV teist osa. Täna me räägime teile Pentaxi akutaldadest. Tänapäeval on kaamerad läinud üha väiksemaks ja võib mõelda, et milleks tahta kaamerale ühte suurt juppi juurde. Et akusid samas võib ju ka vahetada. Aga kui kaamerat käes hoida, siis on näha, et siit alt kaamera toetub ainult ülemise osa peale ja me hoiame kaamerat kinni näppudega. Kui nüüd vaadata mõnda professionaalset kaamerat, siis siin täidab kaamera ära terve peopesa. See kaamera kaalub tunduvalt rohkem kui K20, aga samas käes hoides ja kandes ei tunduda isegi nii raske. Aga vast veelgi olulisem on see, et akutalla sisse läheb lisavooluallikas, mis pikendab pildistamise aega ühe laadimisega umbes 2 korda. Pentax pakub erinevatele kaameratele vastavaid akutaldu DBG3 K200-le, DBG2 K20-le ja tema eelkäijale K10-le ja DBG4 uuele K7-le. Pentaxi akutaldadest ükski ei nõua kaamera kerest aku eemaldamist. Lihtsalt tuleb siit võtta ära klemmide kummikaitse. Selle jaoks on olemas pesa tallases, kuhu selle saab hoiule panna. Siin on keere, mis läheb statiivi keermesse. Ja seda ratas keerates ongi tald kaamera all. Iga tald kasutab oma kaamerale vastavat vooluallikat. Pentax K200-le minev tald kasutab 2 vooluallikaid, nii nagu ka K200 ise. Meil läheb talla sisse 4 tükki ja koos kaameraga on siis korraga kasutusel 8 akut. Tallal on olemas ka talla sisse lülitamiseks nupp ja ka vertikaalpäästik. Lisaks sellele on olemas ka särilukustuse nupp. Pentax K20 kasutab DBG2 akutalda, mis kasutab täpselt samasugust D-liitium 50 akut, mis on K20 enda sees. Siin on samuti olemas panipaik tagavara mälukaardile ja kaamera kaugjuhtimispuldile. Siin on olemas kummitihend, mis tagab talla ilmastikukindluse ja samasugune ilmastikukindlus on olemas ka K20 endal. Siin on siis Pentax K20, millel on külge pandud akutald. Akutallal on olemas sisselülitusnupp, mis käivitab tallafunktsioonid ja päästik, tegemaks portreeasendis pilte. Sellel tallal on samuti olemas esimene valikuratas, on olemas tagumine valikuratas, särikompensatsiooni nupp ja särilukustus ja roheline nupp, mille funktsioon on siis määratav. Need nupud kõik funktsioneerivad samuti kui samad nupud kaamera põhikere peal. Pentaxi uue K7 jaoks on tehtud ka uus Pentaxi DBG4 akutald. Siia sisse läheb samasugune D-liitium 90 aku, nagu on K7 sees, ja on olemas ka panipaik tagavara mälukaardile. On olemas kummitihend, mis muudab ta ilmastikukindlaks nagu K7 enda kere. Ja alternatiivina on võimalik siin sees kasutada ka 2 akusid. Nende jaoks on olemas komplektis vastav raam, kuhu nad saab sisse panna. Neid läheb siia 6 tükki ja lähevad siia sisse samamoodi nagu ka spetsiaalakuga raam. Siin on siis K7 koos akutallaga, mis on talle külge pandud. Siin on tal olemas siis talla sisse lülitamiseks nupp, päästik, esimene valikuratas, tagumine valikuratas. Siin on olemas särikompensatsiooni nupp, ISO valiku nupp, särilukustusnupp, autofookuse käivitamise nupp ja roheline nupp, mis jällegi kõik toimivad samamoodi nagu kaamera enda kere peal olevad nupud. Sellised olid siis Pentaxi akutallad. Tänan vaatamast ja meeldivat pildistamist!